Ja, tervitus, kallid inimesed, väikene ametlik teadaanne ka, tagasihoidlik, nii nagu ta on. Täna täpselt 30 aastat tagasi läksid eetrisse agentuuri Rohke Debelak esimesed uudised, seda siis toonase Kuuraadio sagedustel 102,4 megahertsi. Aeg oli selline, et sellisel nii-öelda lääne sagedusel töötavaid raadiovastuvõtjaid oli vist Tartus umbes 6 inimesel, igatahes ülikooli rektoril kindlasti toona ei olnud. Aga sellistest oludest alates on siis asi väikest viisi läinud ikka ülesmäge ja leidsin melanhoolselt sorides ühest kastist üles ka mõned sellised vihikud, kuhu toona sai siis kirjutatud. Olen siin oma garaažis praegu. See on selline vihik, mida inimesed mäletavad, et ta tegelikult lõigati siit pooleks. Aga mina sain neid toona Kohila paberivabrikust ja kirjutasin siis käsitsi. Siin on näha üks kolmapäev, 5. aprill ja mis uudiseid siis võiksid lugeda. Luuni aiandi kasvuhoone kasvas ööpäeva jooksul 12,5 meetrit. Mida me siit äkki veel lugeda saame. No näiteks, muidugi käekirjaga on see asi, et ma ei oska enda käekirja lugeda pool tundi pärast kirjutamist, rääkimata siis 30 aasta tagusest ajast, aga eile andis president Lennart Meri Tiit Vähile üle volitused valitsuse moodustamiseks. Vestluses ajakirjanikega ütles Vähi, et uue valitsuse esimeseks ülesandeks on Maa- ja Kalaameti üleviimine Põllumajandusministeeriumi alluvusse. Kuhu, kui palju ja milliseid kalu kevadel maha külvatakse, härra Vähi esialgu ei avalikustanud. Sellised teemad oli siis. Tartu Veevärk annab teada, et seoses avariiga ei ole täna Solki, Tiigi ja Pepleri tänaval ja samuti on siis, ei ole vett Emajõe ja Turuhoone vahelises loigus. No vot, ÜRO-st on ja kliimamuutustest samuti juttu siis juba 30 aastat tagasi. Vot siit sai ilusti kirjutatud ja midagi on siis järeltulevatele põlvedele kenasti alles ka. Tulen siis praegu oma stuudio keldris, kus ma tavaliselt neid uudiseid valmistan ja tänan kõiki inimesi, kes on 30 aastat vastu pidanud. Aitäh ka nendele, kes selle aja jooksul ei ole vastu pidanud, aga abiks olid ja katsun ise ka siis vaadata, ehk on veel ainest. Nii et hommikuti võib siis veel kõrva peale panna ja head poliitikud, ärimehed, kõrtsmikud ja admiralid, kõik, kes homme jälle tööle lähevad, elage oma elu toimekalt ja lustiliselt, et mina saaks sellest kõigest, mida te teete, ka uudiseid kirjutada. Kõike head!